Mina olen Kaarel, tulin Raplasse korvpalliakadeemiasse, et ühendada korvpall ja kool. Minu eeskujuks oli mu vend, kes sarnaselt minuga tuli Tormast Raplasse, et mängida korvpalli. Olen pärit Jõgevamaalt, Tormast ja käin kooli rongiga, bussiga, autoga. Tavaline koolipäev näeb välja selliselt, et ärkan 7.50, kell 8 hakkan koolipeo poole minema ja siis koolis söön hommikusöögi. 8.30 hakkavad tunnid ja peale tunde lähen ühikasse, panen trenni asjad kokku, lähen trenni. Mõnel päeval on mul võimalus teha ka 2 trenni, üks keset koolipäeva ja teine peale kooli. Hommikune trenn on jõusaalis ja õhtune trenn on korvpallsaalis. Mulle väga meeldib, kui mõnel päeval saan teha kooltrenn, sest siis saan ennast veelgi rohkem arendada. Kool näeb välja uus, kool ongi uus 3 aastat vana. Õppetöö saame sättida nii, et tundide vahepeal oleks ka trennid. Meil Rapla gümnaasiumis on loodud süsteem, mis toetab noort sportlast tema õpingutes. 2 päeva nädalas on tunniplaanis ette nähtud aeg juhendatud trenniks. Õppekava eripära on veel see, et spordikooli juhendatud trenne ja kuuluvust noortekoondisesse arvestatakse valikainetena. Ja Rapla gümnaasiumis on kaasaegne ning väga mitmekülgsete võimalustega õppekeskkond. Lahe on see, et kui trenni ei ole või on puhkepäev, siis on võimalus kasutada saali ja ka viskemasinat, et treenid ennast veelgi paremaks ja viskekätt veelgi teravamaks. Kui rääkida ootustest Raplasse tulevate noorte korvpalliurite puhul, siis ennekõike peaks nad mingil määral enda jaoks teadvustama, et milline see eluolu siin võib välja näha, et loomulikult viime nad kurssi elamistingimustega, treeningvõimalustega, toitlustamisega, et nad ei tuleks nagu päris tundmatusse vette. No hetkel need, kes on tulnud üle Eesti, mõned poisid, et kõik on nagu erineva taustaga, et kes on rohkem korvpalli mänginud, kes vähem. Aga kindlasti nad on toonud meie kohalike treeninggruppide konkurentsi ja lisakonkurentsi, et ikkagi sunnib ka kohalikke rohkem pingutama. Ja usun, et kes on väiksematest kohtadest tulnud, nendel on jällegi omakorda Raplasse tulek andnud võimaluse teha sammu edasi, konkureerida nagu tugevamas võistkonnas enda tasemel mängijatega ja see kõik ju arendabki noort korvpalli. Kõik on nagu hästi kiirelt omaks võetud ja kuna nad ise on ka sellised väga avatud heas mõttes tüübid ja head suhtlejad, siis olen kuulnud väga head tagasisidet. Minu arust see läbisaamine nende üle Eesti tulnud poiste ja kohalike vahel vägagi super. Et siin viimastel aastatel oleme ka Raplas seda joont hoidnud, et tublimad U18 noored on saanud võimaluse liituda ka meeskonnatreeningutega. Seda muidugi eeldab ennekõike seda, et nad näitavad sellist sihipärast ja järjekindlast tegevust ka oma noorte trennides ja siis kui oleme treeneritena näinud, et ta võiks saada juba nuusutada päris meeskonnatreeningute õhku, siis oleme need võimalused andnud. Ja ma usun, et noortel sealt nagu õppida ja ammutada vanematelt mängijatelt ja endast kogenumat on nagu ikka meeletult palju. See on kindlasti protsess, mis tuleb noorel läbi teha ja siin on selleks väga hea võimalus. Eestis ei olegi tegelikult väga palju selliseid kohti, kus oleks võimalik selline suurendatud mahus treenimine õppetööga ühendada. Ja meil on väikses linnas tegelikult selle jaoks kõik tingimused olemas. On uus gümnaasium, renoveeritud põhikoolid, meil on korralikud treeningtingimused, meil on täielik noortepüramiid alates kõige noorematest poistest, tüdrukutest lõpetades võistkonnaga meeste meistriliigas ja naiste esiliigas. Me oleme organiseerinud kõikide nende nii treeningtöö, õppetöö kui ka elamise, nende õpilaste eest hoolitsemise, nende toitlustuse. Põhimõtteliselt on loodud kõik võimalused, et oma armastatud alaga väga tõsiselt tegeleda. Igal noorel, kes meie kooliga ühineb, on võimalus võistelda Eesti meistrivõistlustel oma vanuseklassis. Meil on meeskond Eesti meeste teises liigas ja loomulikult ühena väga vähestest klubidest Eestis on Raplas reaalselt võimalik gümnaasiumi õpilasel ühineda ka meistriliiga võistkonnaga.
esialgu treeninguteks ja siis vastavalt juba tema arengule ja võimetele ja tahtmisele hiljem ka reaalselt meistriliigas võib-olla ka väljakule saada. Lisaks on Rapla väga suur eelis see, et tegemist on ikkagi väga väikse kogukonnaga. Ehk siis punkt 1, ta on väga turvaline. Ma usun, et lapsevanemal on hea julge tunne oma last Raplasse väiksesse kohta saata. Teine väga oluline asi on see, et kõik on väga lähedal. Nii kool, elamine, treeningud, kõik on jalakõnni või rattasõidu kaugusel, mis teeb noore jaoks kogu selle kodust võõrsil elamise väga lihtsaks. Elamine on mul ühikas ja eks ema veits ikka muretses minu eluolu pärast, aga näiteks kuidas ma transpordiga saan kodust siia ja siit koju, aga minu jaoks ei olnud see eriliseks takistuseks ja nüüdseks on kõik paika loksunud. Jah, kui keegi oleks mulle kunagi öelnud, et 14-aastaselt sa saadad oma lapse kodust ära, nii et sa näed teda nädalavahetustel ja vahest ka mitte ja vahest on üle 2 nädala näed teda, siis mul oleks öelnud, et see ei ole võimalik, et sellist asja ei juhtu. Minuga on mitte kunagi, Kris läheb kodust ära võib-olla, kui ta on 18. See ühiselamu on üks väga suur pluss, ütleme selles mõttes, et mis aitas seda otsust teha, sest ühiselamu on tõesti, ta on hästi puhas, ta on hästi selline kaasaegne, seal on kõik võimalused olemas, et lapsevanemana mul on süda rahul, et mu laps on nii-öelda nagu hoitud mitte ainult oma klassikaaslaste ja meeskonnakaaslaste, vaid nagu kogu selle kogukonna poolt, mis teda ümbritseb igapäevaselt. Et see on hästi tähtis. Nagu annab hästi palju sellist turvalisust ja turvatunnet ja head tunnet nagu lapsevanemale ka. Nüüd läheme meie trenni. Kui ka sinul tärkas huvi tulla Rapla korvpalliakadeemiasse, siis võta meiega ühendust.